Nii, tere kõigile lastele ja lapsevanematele. Täna siis korvpallitrenn, nii et julgelt teeme kaasa. Alustame jooksuga. Kes saab, jookseb koha peal, kes jookseb kas ema-isaga või ümber maja. Võib julgelt kullimängu ka mängida. Ja jooksu ajal ka võid erinevaid pöördeid teha. Jooksed ühtepidi, jooksed selge ees, jooksed nägu ees, jooksed kõrvale, teisele poole. Kui on joostud, siis teeme harki kokku hüppeid. Harki kokku. Väga hea, julgelt. Ja pane harki risti ka hüpped. Harki risti, üks poole, teisele poole. Väiksed kaerajaani hüpped võivad ka alati olla. Kui on see tehtud, teeme käteringe ka. Käed hästi soojaks, õlad hästi soojaks. Paneme käed puusa. Kes suurem on, oskab oma nime kirjutada. Proovib puusaringidega oma nime kirjutada. Kes ei oska, see teeb lihtsalt puusaringe. Käed põlvede peale, põlveringid ka. Nüüd tuleb mul võluväel hüppenöör siia. Kellel ei ole, võid võtta oma ema-isa või panna lihtsalt suvalise rätiku või asja keset kaadrit. Kui te näete, kast tuli ka trenni tegema, tal on ka väga põnev. Nii. Ja alustame hüpetega ühele poole, teisele poole. Võid ettepoole, tahapoole liikuda. Ja nüüd paneme kiirust juurde ka. Kellel on võimalik kodus, tuleb ema-isa näiteks pikali maha ja proovid üle ema ja isa hüpata. Vaatame, kui hästi sul läheb. Kas sa suudad üle nende hüpata? Väga tubli. Siis väiksed jooksuharjutused ka. Alustame põlvedeste jooksust. Põlved hästi-hästi kõrgele. Emad, isad, tulge ka kaasa. Siis sääredeste jooks. Kannad vastu tuharat. Ai. Siis käed puusa, väiksed galopphüpped. Ja kägarkõnd ka. Põhimõtteliselt käid nagu kanaringi siin. Nüüd tuleb mu lemmiksõber jalgpall, kuna praegu on hästi palju viibimist kodus ja oled kogu aeg lähedastega koos. Siis ikka tekivad pingehetked, mida on nagu raske lahendada. See on väga hea, kui sul kodus on kas pehme pall, mida saad vastu seina lüüa või niisama. Et kes saab, niisama kõksib, aga kellel on niisama vihahoog, lihtsalt peksa sellist pehmet palli, kui sul võimalik on. Kui ole, saad alati võtta, nagu eelmises videos oli meil kilekotti pandud paberpall. Seda on hea mõnus peksta ja kellel ei ole viha, võtab palli ja proovib kõksida. Mitu korda järjest suudad. Kui hästi sa oskad kõksida palli. Ja nüüd tuleb mu sõber korvpall. Alustame alati väiksed kereringid palliga. Et vaatame mitu ringi. Ühele poole 5 vähemalt, teisele poole. Väga hea. Paned palli maha järgmisena ja veeretud palli maas. Edasi ja tagasi. Järgmisena veeretud palli selge ees. Selge ees veeretud, vaata kaugele. Kui see on tehtud, astud jalaga sammu, veeretud jalga vahel. Astud sammu, veeretud jalga. Astud jalga vahel. Astud jalga vahel. Nagu enne mainitud, hästi palju perede vahel viha. Sulgelt võta pall ja löö see vastu maad nii tugevalt kui jaksad. Ja löö see vastu maad. Vaata, kui kõrgele pall põrkab. Anna emale, isale ka. Vaata, kui kõrgele neil pall see põrkab. Minul on täna tingimused ei ole kõige parem. Pane korra asjad maha ja alati võid sõbrale sööta. Sõber söödab sulle tagasi. Hopsti. Ja algus, kes söödab alt, proovi rinna pealt. Kui siit on tugev, paneme õla ja seljalihased ka tööle. Üle pea viskad, julgelt. Väga hea, hoppa. Ja kass läks minema. Õues on väga mõnusalt tuuline, siis mul
mul kadunud ese leidis ka ennast ülesse. Ehk siis see pall kilekoti sees, väike ajalehetükk, võid selle alati üles visata ja seda kõksida. Praegu on nii tuuline, on päris raske, aga toas on sul kindlasti palju parem seda teha. Ja proovid ühe käega teisega. Samamoodi, mitu korda jaksad. Väga hea. Ja lõpetuseks väike jõuharjutus ka. Selleks, kui sul on matti, on väga hea, kui sul ei ole, pole hullu ka. Ja kes teeb toas vaiba peal, suurepärane. Teeme 10 kõhulihast. 1, 2, 3, 4. Emad, isad, tulge ka appi. Ja 10 sihistajad kõhuli ja 10 seljalihast. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja kõige viimasena väiksed kätekõverdused ka. Ja trenn alati lõpeb väikse venitusega. Tõsta üks käsi üles, kellaharjutus, teine käsi puusa. Talad on õlgedele eest